Tere õhtust kõigile! Jälle võtan oma vana rätsepüsme poosi, vaata. Noh, ma ei saa ju, ma niimoodi olen. No ma istun nii siis. Jah. Ja Meelis kamandab kõrvalt. Ei, ma lihtsalt vaatan, kuidas see telekast välja näeb. Ma vaatan, mis inimeste reaktsioonid on, et kas ma julgen tulla. Julged, noh. Ise oled riides erinevalt minust. Kusjuures me korra mõtlesime, et ma vist pean varsti midagi peale panema, sest muidu Facebook keelab ära liiga seksika content'i. No tule nüüd, noh. Kohe tulen. Mega igav. Jah. Tegelikult mul Särgis. juba siin oodates, kui me panime laivi käima, mul hakkas külm. Nii et teen mingi Batmanina. Nii et... Mul ei ole tegelikult mingi kostüüm tegelikult. Mul on Change'i rinnahoidja ja üks seelik, mida ma lasin teha endale Liberty Centeri peo jaoks, mida me tegime veebruaris. Ma praegu vaatan, kui ma niimoodi telekast ennast vaatan, siis ma olen veits siuke... Sa näed välja nagu lembit. Sa rikkusid just ühe lausega kõik ära. No? Nagu kõik. Aga jah, ma näen välja siuke... No nii, peab see üle olema. Nii, ehk siis... Tere õhtust! Tere seksikat laupäeva! Ja, millest muust laupäeval ikka rääkida, kui horisontaalmeelelahutusest, nimetagem siis nii. Kusjuures vaadates vaatajanumbreid, siis meil tekib küsimus, et kus te olete? Ma arvan, et inimestel on tõsiselt kopees kodus istumisest ja nad on väljas. Inimesed on kuskil peal. Tegelikult ilm oli täna nii ilus või soe. Ennustas ka valitsus või keegi, et nädalavahetusel on kõik asjad langevad kokku, Aljoša, emadepäev, ilus ilm. Eile, kui me käisime mingi paki järel, siis lihtsalt ma vaatasin linnast välja, voor, nagu ummik oli linnast välja, aga linna sisse mitte kedagi. Mitte midagi. No inimesed lähevad juba suvilatesse maale. Ma lugesin just Saaremaale mingi räige rahvas läheb valdus üle vaatama, kes ei ole saanud ju Saaremaali kinni. Nad ei ole saanud 2 kuud käia oma maakodus nii öelda. Jah, kes pole 2 kuud saanud Saaremaal käia, kes pole 2 kuud ei saanud. Inimestel on erinevad mured. Nii, aga... Ma võtan kohe selle paberi. Lähme siis tänase teema juurde. Kas meil on täna toetaja? Meil on täna toetaja, jah. Meie tänase laivi toetaja on selline... Fifi Boutique. Selline veebileht. Kellega me tegelikult oleme teinud päris, ma arvan, mingi 4-5 aastat koostööd. Ja kõik meie sekslelud ja aksessuaarid pärinevad just Fifi Boutique'ist. Keegi vaatab meid saunas. Okei. Viska leili. See on next level. Ühesõnaga, siin kotis on Lelo Sona. Sa võtad vaikselt välja? Ja, sa võid välja võtta. Ma lihtsalt võtsin endal väikse spikri, et ma teeme nüüd otsast peale. Ehk siis tänase laivi toetaja on selline veebileht nagu Fifi Boutique. Võite pärast guugeldada ja Fifi Boutique saatis meile siis ühe mängu. Mulle. Vabandust. Olgem ausad, mulle. Jah, prouale. Saatis ühe mängu asja. Teades, et naised karantiinis on jube, kuidas me ütleme, frustrated. Et kes öösel ja karjuse päeval vingub. Nii. Samal ajal kui leen teile siis seda... Ühesõnaga, see on Lelo Sona ja see on selline, ta on nagu kliitorvibraator ja ta peaks siis kuulaks ära. Oone nüüd raustus. Helivõngetega minema nii-öelda sügavustesse. Eile me saime selle ja siis ma olin mingi, et okei, ma peaks seda ikkagi nagu testima enne. Ja reaalselt 21-20 võtsin meeles, et okei, tegelen nüüd Hedoniga. Ma lähen proovin.
siis panin ta tööle. Ühesõnaga mul soovitati seda ka proovida läbi riiete ja see tõesti toimib, ta nagu tungib, kuidas ma ütlen, kehasse see vibratsioon, mis seal on. Ja nagu siin ka kirjas on, ta peaks olema 20% võimsama tehnoloogiaga. Ehk siis ta ei kaota seda, kui sa surud ta vastu keha, siis ta nagu ikka vibreerib, et tavaline vibra jääb nii-öelda nagu seisma või ei toimi. Ühesõnaga, mina siis läksin proovima. Ma näita seda. Ei, sa räägi kõigepealt, siis ma näitan. Ja siis panin seal mingi random režiimi ja siis proovisin, mis režiimid seal on. Mõtlesin, et okei, et nagu umbes, ma ei tea, ma eeldaks, et ma kohe tulen, on ju, nagu. Ja siis ma leidsin siukse mingi režiimi, mis on nagu kiire, aeglane, kiire, aeglane, kiire. Ja reaalselt ma arvan, mul läinud 2 minutit. Ma olin lihtsalt mingi, wow! Siis... Tulin toast välja, ütlesin Meelisele, I don't need you anymore. Sorry. Jah, ta tuli toast välja pärast 2 minutit. Pärast 2 minutit sellega ja ütles, tal ei ole midagi vaja. Tahaks näha, kas ma alustasin, mõtlesin, et näpp on ikka palju parem. Ja siis 2 minutit hiljem ma olin mingi, I'm sold. Ja see on praegu Fifi butiigi lehel soodushinnaga. Ja ühesõnaga kõik, kes vaatavad täna seda laivi ja kes ostavad maikuu jooksul ükskõik mida, kas või kõige odavama livesti, osalevad siis selle sama Lelo Sona loosis. Nii et minge ostke ükskõik mida, sest teil on võimalus võita endale amazing sex. Tegelikult ma soovitan see osta. Pane see mulle näo ette. Ma näitan seda vidinat siis. See vidina... Ma pesin ära, ärge muret. Ja, see vidina on siis... Kuidas ma näitan selline... Ehk siis siin on nagu need režiimid. Kõige alumist võeta. See on suhteliselt vaikne. Hästi vaikne, jah, tõesti. Aga see... Kuidas ma välja lülitan selle? Siit. Jah. See nagu see pealispind on nii... Nagu lelod üldse. Jaa, see on nagu, jaa, mõnus. See on lihtsalt nagu nii, nagu kummias, aga samas nii mõnus sile. Ma ei oodanud, et see live läbi saaks veel. Aga ma tahaks küsida, okei, see on väga hea, see on väga tore, sul ei ole mind vaja, aga see ei korista su tube. Jah, selleks mul oledki sina. No, okei. Sest no, olgem ausad, see on ikkagi suurem kui šampuse kork. Inedi uksa, ära lase lõuata. Jaa. Ma ei tea, kes see on. Aha, okei. Jah, teine korrus. Noh. Ma ei tea. Päriselt ma ei tea, teil on saabunud pakk. Meil on saabunud pakk. Kata kinni ennast. Ma katan kinni ennast ja võib-olla politsei üle kontrollima, mis ma olen karantiinis. Ühesõnaga jaa, see on praegu sooduses 69 € ja see on absoluutselt oma hinda väärt. See oleks väärt ka siis, kui see maksaks rohkem. Nii et jah, ühesõnaga, me jõuame sellest veel rääkida, aga lähme selles suhtes asja juurde, et meil on ikkagi täna teema. Aga ma saan aru, et meil käis kuller. Meil käis kuller praegu, nüüd, just. Te kuulsite uksekella? Jah, nagu just nüüd käis. Okei, ma juba näen sildist, kes või mis see on. Nii? Väga kaval vend. Ta teab, kus me elame. No muidugi, sest ta on siin nende käinud ilmselgelt. Ja ta teab, kus me elame ja ta teab, mis kell me laivi teeme. Nii. Ja kui te arvate... Tau kõrred. Ja kui te arvate, see on see kõrvitsasupp, siis te eksite. See on Virgin Mango Mojito. Ja see oli eelmine kord ka mega hea. Ühesõnaga, see on Bar Cocktails and Dreams. Ja, okei. Mis on veel on? Ei, siin ongi... Bar Cocktails and Dreams. Kui mees ei jõua baari minna, tuleb baar mehe juurde. Ühesõnaga, ja nad teevad oma Facebookis laive ka. Ma täna nägin kusjuures, et nad olid laivis. Et nad teevad kokse ja siis nad toovad need kohale ja sa saad laivis nii-öelda tellida, mis sa tahad.
ja minule on a virgin sprit, ei okei, vahet ei ole. Virgin spritz. No see on Aperol Spritz something. Teate, mis mulle meeldib? Mulle meeldib, see kuju on nagu ilu. Näed, täpselt nagu selle kuju on, ka see on selline voolav. Tead, mida see meenutab mulle või? Vaginat. Kui see tühi on, siis see on jah, see meenutab sinu seda tühi ämber, noh peaaegu. I love you so much. Ma ei saa šampuse korgi nalja puhul võlgu jääda ometigi. Nii, ongi jooki. Vaadake kui ilus. Siin on nagu... Ära väga vala, jah. Jah, siin on nagu... Okei, see oli nüüd küll väga põnev üllatus. Aga... See oli väga hästi planeeritud üllatus, ma peaks mainima. Jaa. Ideaalne. Palun, kõrs teile. Ja tegemist on alkoholivabade kokteilidega. Rõhutame veel kord. Mine peki, kui hea see on. See oli eelmine kord ka mega hea. Nii. Kas sa selle Lelo jutu rääkisid? Jaa, sest me jõuame sellest veel rääkida ilmselgelt. Ma korraks vaatan, kas on blogisse tulnud juurde kommentaare. Jaa, tegelikult on. Aga ma printisin enne mingi osa välja. Ma pean ütlema, et meile tuli väga palju sellist, kuidas ma ütlen, maajamaterjali. Et nagu kas mida... maaja toimib üldse? Ma ei tea, kas maaja toimib või ei, aga väga selline... Tead, see vist on rohkem naiste jook. Ja see võib olla. Siuke kerg. Aga see sobib sulle paremini kui mulle. Sest talle lihtsalt meeldib. See mango rohkem. Tont. Ühesõnaga, ma ei tea, kas maaja toimib või ei, aga osad lood olid sellised, ma ütleks, nad ei kannata trükimusta, rääkimata sellest, et nendest Facebookis neid ette lugeda. Kuidas kellegi jäigastunud suuti tungib kellegi igasse auku. Kas väga detailselt kas ka kaenlaauku? Ilmselt ka sinna, sest õhtu lõpuks sooviti luba anaali siseneda. Ühesõnaga, osad lood olid nagu väga vürtsikad ja väga detailsed. Neid oli väga tore lugeda, et te neid meiega jagasite. Aga ma ei hakka neid ette lugema. Aga sa võid järjest võtta. Mingisugused lood meile tulid. Loeme ja kommenteerime siis. Kas ma peaks lugema sellise... Jaa, absoluutselt. Nagu Vikerraadio muinasjutu hästi sensuaalselt. Või just nagu preester selline, okei. Kuidas soovid? Ma lihtsalt kütan. Mina ei ole neid lugenud. Pigem ongi eredam mälestus see suhe, kus meil klappis nii seks kui muu. Lihtsalt oligi nii, et selline vaimne klapp oli. Füüsiline tõmme oli. Teadsime juba pilgust, mida teine pool mõtleb. Tahab väikseid omavahelisi vihjeid. Olime väga altid katsetama, seiklema. Üks eredamaid mälestusi oli, kui olin just kaaslase töökohale lähedal. Kirjutasin SMS-i, et hei, mis lõunasöögiks on. Ja peale vastuse saamist püüdsin tüübi töökoha juures kinni. Ja sedasi, et seda pitsat sõime õhtul kodus, sest me veetsime kvaliteetaega ühes veidi privaatsemas parklanurgas auto tagaistmel. Küsimus kohe teile, kas te olete auto tagaistmel seksinud? Jah, selles suhtes te võite lihtsalt öelda jah või ei. Kas teie jalajäljed on autolaes või kuidas? Või kas te olete teinud sinna akna peale seda Titanicus nagu talvel, kui auto läheb seest? See oli väga leebe. Jaa, ma jätsin siia alles. Ma ikka ootasin midagi sellist 50 Shades of Grey stiilis. Ei ma räägin, et ma need jätsin igaks juhuks meile lugemiseks, kui sa soovid. Me saaks oma mingi lugejate sipäeviku teha. Jah, Marimeli maja. Jumal hea kõlaga. Nii. See on siuke hea värske on see tegelikult. Jah, see sobib sulle hästi. Oli üks ühe öösuhe. Mees ajab suht käima ja valmistub meelde jäävaks seksiks. Jah, see jäi tõesti meelde. Nii kui otsa sisse sai, oli kõik. Ma nagu ei osanudki midagi teha. Panin riide ja jalutasin minema.
mis sa ikka teed, nagu ma läheks ka minema ausalt öeldes. Dear lord. See oli küll. Ikka juhtub ilmselt, aga noh. Ja siin üks on väga pikk. Sa võid selle võtta. Võtame kohe selle. Ta kirjutab kõikidest asjadest. Oh, bože moi. Oota, ma võtan mingi mugavama poosi. Nii. Ja. Võtame lemmikpoos. Selili ja... Jalad taeva poole. Ja. Meritäht on ju ka poos. Meritäht pole üldse halb poos. Jah. Eriti kui meelis selles on. Ehk siis mul on esimene lause, mis ma siit loen. Partnereid ei ole väga palju olnud. Umbes 24. See nüüd sõltub, kui vana sa oled. 12,5. Et 24 partnerit. Te võite sinna teada anda, kas 24 partnerit näiteks on palju või ei teie nagu... Palju või vähe? Palju, jah, palju või vähe. 24 partnerit. No muidugi sõltub, kui vana. No oleneb. Ma näen, Oliver vaatab meid tema jaoks. 24 on mingi ühe õhtu värgina. No põhimõtteliselt jah nagu. Aga noh, ta on ka siuke, kuidas ma mõtlen, siuke nagu rähn, vaata. Käib ja järgmine. Tau. Hirveätä rähn. Woodide woodpecker. Nii, okei. Näidaks. Nii. Okei. Nii. Seda ma lihtsalt võtan. Ja ma loen ise või? Ma hakkasin selle Woody Woodpeckeri peale naerma. Nüüd läks pisut pekki. Oodake, ma pean hingama pisut. Vaadake, ma olen lihtsalt siuke killu vend, et kui mina ikka nalja teen, siis no damn it. Ajab naerma raisk. Nii, loe, ma ei suuda lugeda. Kõige eredam riist, mis on minu elust läbi käinud, oli väga huge ja ka suhteliselt kõver. Tuleb tunnistada, et esimese hooga, kui ma seda riista nägin, ehmatas korraks ära, sest minu silmad pole nii suurt varem näinud ja no kõverus oli silmaga märgata. Tuleb tunnistada, olgu kõver või mitte, seks selle mehega oli hea. Erenem seksiseiklus kestis minu elus 2 aastat. Ma ei kasutaks sõna armuke, aga seiklesin endast 15 aastat vanema mehega, kes oli minu isa lähedane sõber, kellel oli naine ja 2 last. Alges ühel peol seksiga maantee ääres puulepikus. Kohtusime ka edaspidi. Huvitavaks tegi selle see põnevus ja varjamine. Olime mõlemad parajalt hullud. Sõidu ajal, päisepäeva ajal lõppes suhuvõtmine sellega, kui ükskord avastasime end koos väga kiivas Laulasmaa ranna metsas teineteist võtmas. Eredaid mälestusi selle mehega on palju. Asja tegigi huvitavaks see, et erutust pakkus mõlemale avalikus kohas seksimine. Voodis või autos salaja nahistamine tundus sellel hetkel meile veidi igavana. Tagantjärele mõeldes kõige rõvedam seksikogemus minu elus juhtus koos sõbrannaga. Kunagi sai ju ikka tinderdatud ja sealt leidis palju põnevaid seiklusi. Nii ka meie välismaalased, pidu, tants, palju alkoholi lõppes õhtu sellega, kui sõbranna ja mina ja 2 Tinderi kutti olime hotellis ühes laias voodis ja seksisime. Sõbranna ühe kutiga ja mina teisega. Kirsiks tordil oli see, et vahetasime oma vahel. Ühe õhtuga ühes voodis sai tunda 2 erinevat riista. Ja see, et hotellitoas sõbranna ja mina samal ajal seksisime, ei piirdunud ühe korra. Okei, sellel sõbrannal küll, aga minul mitte. Ühel hetkel avastasin end teise sõbrannaga hotellis meestega. Tuntud ratturitega Eestis. Õnneks ühes voodis me tookord ei lebanud. Mina olin ühe kutiga voodis ja sõbranna nautis teise mehe lähedust vannitoas. Olen vist suht hoor olnud. Ma ei ütleks. Meie sind hukka ei mõista. Ja no kunagi oli matš ühe poliitikuga. Sellel ajal, teate ma räägin, ma ütlen ausalt, kui ma lugesin seda, siis ma arvasin, et see on see Malaisia tüüp. Ja no kunagi oli matš ühe poliitikuga. Sellel ajal oli ta veel aktiivne tegelane poliitikas. Kohtusime, kõik pidi olema salajane. Kohtumised pimedas ema kumma pool.
seksisime, jõime šampusti ja kunagi ei tohtinud sellest kellelegi rääkida, sest kardeti, et iga hetk tema elust võib meediasse minna. Keskerakondlane. Siis kesklik ära, järelikult polnud rõivas. Jaa. Aga selles suhtes nagu... Kes on Keskerakonnas suke väga liiderlik? Kõik me oleme hoora. Ja ma mõtlen just nagu heterohoora. Et see on nagu, Lenin klassifitseerib, et on nagu heterohoor ja homohoor ja lõppude lõpuks me oleme kõik. Oota, kuidas seal Viimses reliikias oli see lause, et te kõik olete joodikud ja päevavargad ja midagi siukest. Täitsa nuhelda. Aga mina ei ütleks, et ta hoor oli, et ta oli pigem seiklushimuline ja selles suhtes, kui mõni naine... Ma kõike seda teinud ka. Ja kui mõni naine loeb seda, siis ta pigem võib tunda isegi kadedust selles mõttes, et võib-olla tema elus ei ole selliseid seksiseid. Mul on olnud ka sarnaseid juhtumeid. Nii, ma võtan mingi lühe. Vanemaid mehi ja ühes voodis olemisi. Ma võtan siukse kiire ja konkreetse, nagu meie sekselu. Jah, absoluutselt. Lühike. Turts ja purts koos pesuga. Tuš teeb purts. Tuš ei tööta. Juba nii. Repinski, see võib tõesti olla. Jaa. Nii, kõige ekstreemsem koht oli 9. korruse paneelmaja lift. Õnneks oli öine aeg ja kedagi koridori ja lifti vahet ei liikunud. Teised kohad on juba vähe lahjemad. Aga kui ma mõtlen tõesti siuke Lasnamäe paneelmaja lift, siis on tõesti 2 inimest mahubki sinna sisse. No ega rohkem ei mahu tõesti siin, jah? Ja kui on veel kõver noku, siis ongi lift on täis. Aga mis on sinu kõige ekstreemsem koht? Mul meenub kohe 3 kohta, aga ma ei tea, milline neist kas ja milline. Minu jaoks Tartu. Ei no Tartu, jah. Staadion või raamatukogu. Jah, pigem siis raamatukogu. Et minu võib-olla kõige ekstreemsem seksi koht, mitte me seikluseks räägin, on siis Tartu Ülikooli raamatukogu. Ja ma arvan, kõige ekstreemsem, see ei ole ka nagu koht selles suhtes, et see oli lihtsalt rand. Aga me seksisime autos kõigepealt, mitte Meelisega. Me oleme ka ju autos. Jah, muidugi oleme, aga ühesõnaga me alustasime autos, siis läks väga kuumaks olukord ja me otsustasime minna õue, aga mul ei jalas olnud saapad. Ja siis ma olin alasti kapoti peal, sain räigelt taha ja samal ajal tuiskas. See oli mega awesome nagu. Räigelt tuiskas, mingi mega talvine ilm oli nagu. Ja siis see tuisk jahutas mind maha ja mingi täiega äge. Nagu see oli lihtsalt nagu äge kogemus. Ma ei saa öelda, et see mingi mega ekstreemine on kapoti peal taha. Aga see jäi sulle meelde? Ja see on tõesti nagu, ma arvan, üks siuke eredamaid hetki. Kuressaare kindlus. Jaa, sa oled ka mul... Ühes kindluses. Ühes kindluses oled. Jaa, mäletad ka lume sees. Me käisime kelgutamas. Rakveres. Jaa, ehk siis me oleme Rakvere kindluse jalamil ka sahkerdanud asju. Korralikult. Nii et pärast Meelisest sellest kuumast kehast oli auk lumehanges. Vallikraav. Jah. Ma olen nii hotsa. Aga ma mõtlesin, sa mõtled seda, siis me tulime ka mõnust kuskilt Rakverest, kui see keset suve ma magasin. Tüüp ajab mind üles mingi poole teevad, võime me nikume. Siis kui me olime seal kuskil ka mingi mahajad või mingi kindlus oli, mis me enam kiviga pühki. See oli mingi seal. Jõgeval või kuskil? Oli, ma ei tea, kuskilt me sõitsime kuskilt Tartust. Jaa. Las detailid las jääda, aga jaa, see oli Rakvere-Tallinn maantee kuskil kandis. Ja siis oli tõesti, see ei olnud mingi kindlus, see oli lihtsalt mingi maha jäetud laut. Jaa, lauta pead sa mind, teised viiakse kindlusesse, mind viiakse maha jäetud lauta, aitäh. Aitäh.
Home sweet home. kõik persile. Vot. Aga siis sa said öelda, vaata. Irved rongis kaamera all. Aga siis sa said öelda, et paugu pealt uni läinud. On ju? Jah, seda küll. Mm. Aga mulle vanasti meeldis teha Meelisega algusaegadel seda, et kui tal oli mingi megatähtis kõne, siis ma lihtsalt tegin kähkupüksid lahti, hakkasin Suulist. Minett või? Jah. Minetti tegema, olgem viisakad siiski. Ja siis ta oli alati hädas oma kõnedega, eriti kui ema helistas. Mul meeldis seda. Või siis näiteks, kui ma Austraalias olin, ta rääkis mu sõbrannaga, siis ma tegin ka seda. Oh, keeruline, aga sai hakkama. Õudne sellise nymfomaani kelada. Õnneks ta I have this now. Õnneks ta nüüd mult taltsutatud. Ta on mult taltsas. Mida see tähendab? No sina käid mu pilli järgi. Või ka mitte. Okei, sorry. Ära löö. See käib minu pilli järgi. See programm, mida valin. Aga hästi. Oh jumal. Tegelikkuses võib pidada ka kehva seksi ju eredaimaks mälestuseks. Seda seekord tõesti nii oli. Mees oli kohutavalt ebakindel. Igat liigutust kartis teha, kartis katsuda, paitada ja riista suuruse pärast põdes ka. Peale temaga olemist hakkasin mõistma, kui mehed kiruvad, et naised on meritähed, ausad. Ka mehi on selliseid, kes reaalselt arvavadki, seks on see, et pulk on auguks 2 minutit nühkida, et endal oleks justkui hea ja siis mõelda, et ka naisel ju oli hea. Muideks, kogu töö peaks ära tegema naine, sest mees on väsinud, aga kui ikka tahaks. Kaisu ei võeta, sest härral on liiga palav. Ai, jumal, see on täpselt mina. Kogu aktsioon toimub... Äkki see ongi sinust? Nii enam. Kogu aktsioon toimub pimedas toas teki all. Meelis. It's about you. Ei mingit spontaansust, kirge ega... Meelisest kirjutada. Näed, su vanad naised käib plois kommenteerimas. Nii, ei mingit spontaansust, kirge ega proovimist, et naisele tähelepanu pöörata. Kohutavaid kogemus me elus. No hea teada, et see on kõige kohutavam kogemus. Väga hea teada. Aga selles suhtes jah, ma olen nõus, et pime tuba ja tekki alla. Siis ma ei näe sind nii palju, vaata. Siis ma saan kujutada, Jennifer. Pämmi. Jah, mõtlesin. Kuule, mul pämmi tiss on küll, ne. Panen punased riksi selga, olgi pämmine. Jaa, et nagu võib-olla see enesekindlus on ka kindlasti see... No, täitsa sinu... Ma räägin, see täitsa nagu meie elus maha kirjutatud. Et tegelikult nagu see enesekindlus on kindlasti meeste puhul... Ma pean jälle tooma mingis mõttes selle... Miks mina näiteks olin kindlasti ebakindel, oli sellepärast, et ma sain rohkem korvi kui tippi. Sest Leen teab seda lugu, et kõik naised, kellele ma läheneda püüdsin ja mitte ainult nagu seksi mõttes. Mitte ainult naised. Mitte nagu ainult seksi mõttes, vaid nagu pigem nagu suhte mõttes. Et minul on selles mõttes suhete loomisega olnud väga suuri raskusi. Sest jah, ma olen väga... Võib-olla saaksid liiga vara lubasid nendu tegema. Ma lihtsalt harjusin kohe ära vaata. Jah, sa oled ise ka. Yeah. Aga jah, et minul on suhetega olnud selles mõttes kehvasti, et kõik naised andsid mulle korvi. Aga nad olid kõik väga positiivsed ja ütlesid, et Meelis, meie vahel ei saa midagi kunagi toimuma, aga õnnelik saab olema see naine, kes ju kunagi endale saab. Ja aegas ma tuletan nagu ise endale võib-olla pigem seda meelde, et küsin Leenu käest, et kas sa oled õnnelik? Jaa, ma olen väga õnnelik, et ma olen sinuga koos. Sest tead, ma arvan, et need naised nagu saidki aru vaata, et sa oled nagu mingi mega hea umbes mingi isamaterjal ja nagu suke partneri materjal, aga noh, pole võib-olla tead kõige kaunim, on ju. Pole six-packi ja pole tõmmu, on ju. Ja ma ei tea, pole mingi pikka kuredi tukka ja bemmi ja ma ei tea mida, on ju. Et aga see on nagu see, mis kõige vähem loeb. Lõpuks jah, et selles suhtes ma
olen koos Leenuga ja ma loodan, ennekõike mina loodan, et tema on nagu õnnelik. Tema on see õnnelik, tema sai selleks õnnelikuks naiseks. Nii et jah, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Et jah, minul kindlasti oli algusaegadel see... Hirmet algusaegadel 12 aastat koos. Ei, mitte seda. Aga lihtsalt nagu see kindlasti annab enesekindlusele nagu nii-öelda paugu. Põntsu ja. Et miks on mehed ebakindlad, sellepärast nad on ilgelt korvi saanud võib-olla. Ja paratamatult see mõjub. Minu meeldejäävam sekskogemus on ühe suhtest. Sain kutiga hilistel õhtutundidel tuttavaks ja varasel hommikutunnil suundusime peolt minu juurde. Meil ei olnud kummalgi enam kõige ärksam, aga külgetõmbe jõud oli vähemalt ühel hetkel suur. Seda suurem oli üllatus, kui mõni minut peale asjaga alustamist kutt just like that hetkega magama jäi, olles samal ajal mu sees. Veel hullem, kui kohe lahti läheb ju. Oh my god, päriselt siuke lugu või? Thank you, Luana! Just like that hetkega ja magama. Oh my god, issand, kas siuke asi on võimalik või? Nagu sa ei oleks kunagi magama. Ei, no jaa, ei, tegelikult ei ole. Nagu niimoodi ma ei ole magama jäänud. Et ma olen enne magama jäänud. Oih, kurja. Ma ei tea, ma ei oskagi midagi öelda selle peale. No suht keeruline. Suht kehva lugu, jah. Tahad inglise keeles recap'i teha Luanale? Las ta olla. Ma ei ole in English vibe. We are talking about sex. Most memorable sex moments in our blog readers' lives. Yes. Yeah. Seksi pole, aga meelde jäävam suudus ühe noormehega, kellega olime pikalt flirtinud. Aga et mõlemad suhtes, siis nii see asi ka jäi. Kuni me jalutasime vanalinnas üks õhtu ja ta jäi seisma mu selja taga. Ütles, oota, ma keerasin ümber ja ta tõmbas mind enda vastu ja suudles. See oli midagi nii filmilikku. Katkestas suudluse, vaatas sügavat silma ja võttis kätega mu näost kinni ja suudles veelgi kirglikumalt. Sellele mõtlemine siiani tekitab minus liblikaid. Tundub, et ka sinus. Ole vait. Kahjuks kunagi asi voodisse ei jõudnudki, aga usun, et see oleks olnud super, sest kehakeemiat oli palju. Kas ma võiks minna nagu... Jaa, neid unejutte lugema väga hästi mõjub, ma juba tukkusin. Nii. Meelde jäävam seks jääb 10 aasta tagusesse aega. Ja siis ta lihtsalt vuristab, et ma üritan nagu kirge panna nagu emotsioon, mis tuleb leena. Meelde jäävam seks jääb 10 aasta tagusesse aega. Spontaanselt saime tuttavaks ühe noormehega bussis, kes mõne aja pärast kutsus külla maale oma vanemate koju. Sel õhtul sai lakas heinte vahepeal. Ikka mõndagi korda saadetud ja öö kestis kaua. No mitte kauem, kuni hommik käes oli. Ja. Kuidas ma armastan spontaansust, ootamatuid rajalt mahavõtmisi, mitte pimedas laupäeva õhtul. Paraku sellist spontaansust pole peale seda leidnud. Mul on Meelisega sama mure. Ega ta väga spontaanne ei ole. Tead, jaa, ma olen... Ta ei ole ka nagu päris see, et ainult mingi laupäeva õhtul magamistoas pimedas teki all, aga ma ei tea. Meie elust on see spontaansus on jah kindlasti. Aga tead, ma arvan, see tuleb nagu vist selle lapsega või ma ei tea, mulle endal oleks nagu imelik minna mingi lukustatud vannituppa mingi kähkukat tegema. No nagu meil tuttav, vaata oli see, lapsed olid umbes pesus ja siis mees tuli, vaata ta umbes pani voodi pesu kokku või mingi. Ja kohe sai ära ja tehtud. Jah, et ma ei tea, kas see on nagu see spontaansus, et mingi kirg võiks sellel hetkel olla. Oota, ma vaatan kähku blogis tuli veel kommentaare ja ma olin neid juba välja printinud. Aga rääkides veel Fifi butiigist, kes meile siis selle. Jah, selle. Kes meile selle vidina saatis, siis
Neil on igasuguseid asju, me oleme sealt veel võtnud ja siis me rääkisime selle tütarlapsega, omanik on ta ilmselt, ma eeldan. Rääkisime temaga ja siis kuidagi tuli nagu naljaks või noh, sihuke ha-ha-ha on ju, et võiks teha nagu mida Eestis ei ole kunagi tehtud. Et mitte siis nüüd otseselt meie, aga iseenesest meie võiks teha, on siis sekslelude kollektsiooni. Muideks maailma üks kuulsamaid pornostaare Jenna Jameson ongi ju teeninud valdava enamuse oma nii-öelda tulust või rahast ju lelude müügiga. Ehk siis noh, põhimõtteliselt paneb siia alla. Et nagu pusadis so yesterday, et teeme ja hakkame vibrasid tootma. Ja siis ta ütleski näiteks, et noh, kui meiega asjaks läheks, et nagu siis võiks teha näiteks minu mõõdus klaasist dildo. No siis ma võin šampa pealt korgi võtta ju. Siis ma nüüd hakkan klaasi raiskama. Või nagu ma isegi, kui võtan seda klaasi, kui võtad väikse kuulipuud ja korras. Aga näe, sinu oma on siin klaasis olemas. Jah, sul on see jääkuubik. Aga, ehk siis jaa, tegelikult oleks jumala äge. Kujutad, et me oleks Eesti esimesed bloggerid, kes üleüldse esimesed eestlased, kes teevad oma seksilelu. Ja siis ma teeksin, kuule vaata, siin meil käib see mingi Rivo, vaata, kes kogu aeg tahab mind. Peaks tegema enda selle vagina ja siis jumala eest ostku mingi tonniga ja siis ma vähemalt saan, ma ei tea, midagi ilusat endale ostada, et ma vähemalt nagu. Jah, et selles suhtes jaa. Nali, Meelisel ei ole šampakord, on terve šampapudel. Ühe šampakord teisele ämberi udade hakkama saada. No näed, saame hakkama, toimib. Õõrum vastu seina ja. Mida? Mida? Õõrum vastu seina. Ämbrit või? Lähme edasi. Ühesõnaga, ma vaatan blogist kommentaare, siin on selline lugu. Mõned vallatud lood. Ühel kunagisel peigmehel oli probleem pidamisega. Eks ta oli otsinud sellele igasuguseid lahendusi. Ja sel korral oli ta soetanud endale mingi sprei, mis teeb peenise otsa vähem tundlikumaks. Juhtus meil siis üks selline intiimne õhkkond olema ja alustasin mina mehele suuseksi tegemist. Mida aeg edasi, seda rohkem tunnen, mul on suu täiesti tuim. Ja nii me veetsimegi selle seksi minu tuima ilast nüretava suuga. Nälja kui palju. Oh my god. Issand jumal. See on ikka täiega naljakaid seikasid on inimestel. Aga ma teen kiired reklaamiminutid veel Fifi butiigile. Nimelt selle sama Sona oli see Lelo Sona. Selle sama asja loosib Fifi butiik välja. Kõigi nende vahel, kes ostavad maikuus midagigi. Fifi butiigi lehelt. Jah. Nii et. Ja ma ütlen, et tegelikult on see praegu sooduses 69 euri absoluutselt. 69 või? Ja, see on sooduses praegu. See ei ole üldse, ma arvasin, 100 Lelo asjad on täielikult. Ja, see ongi vist avaindel äkki võtt. See on nagu, sellel on ka nagu uue mudel, see on see vana mudel, aga ma räägin, ma proovisin seda ja 2 minutit I was in heaven. Ja, ehk siis naised, Leen annab oma kiidusõnad. Nii, loen veel ühe kommentaari blogist. See on nii ilus. Ma olen olnud 20 aastat suhtes ühe mehega. Seks on keskpärane. Põhimõtteliselt tema saab omadega korda ja siis on kõik. Mina olen naine, kes pole kunagi orgasmi kogenud. Nüüd on mul tekkinud kõrvalsuhe ja seks on mõnus ja seiklusi on palju. Palju uusi kogemisi ja esimesi kordi suhu võtmist. Kui vana ta on? Ma ei tea, ta on 20 aastat mehega koos. 20 aastat mehega koos. 35 ikka. Aga kuna ta on praegu 10 sekundit tagasi kommenteerinud konkreetselt või mingi minut tagasi, ta ilmselt ei vaata seda laivi. Ma tahaks hullult selle kommentaari üles lasta ja panna talle selle sama Lelo lingi. Irv, päris hea. Eva on küsimus, kas osta kuuma õhu grill või see 2 minuti mänguasi.
mina soovitan osta Lelo, sest see lööb su mõtted lendama. Lelo mänguasja saab fifiboutique.ee. fifiboutique.ee. Pange lihtsalt Google'i otsingusse fifiboutique.ee. Küll see tuleb kuidagi. Et üleüldse kuidagi kuskil laivis, ma ei mäleta, keegi rääkis midagi, et tegelikult vibraatorid ei ole minu arust juba ammu enam nagu soolomängu asjad. Ja nagu see, mis meil on see paaride oma, see ongi nagu paaridele jumala hea. Et selles suhtes kuidagi nagu on... Sa võid ka sellega nagu möllata koos minuga. Jah, täpselt. See on okei. Jah, et... Ma kusjuures sellega oleks eriti hea, kui mu käed oleks kinni seotud. Oota, kui see karp on, muideks seal on veel mingid asjad, vaatame, mis seal on. Mul jäigi unboximata täitsa. Mul oleks nagu parem kui aitäh Paula-Maria lingi eest. On see ikka õige leht, fifiboutique.com äkki ikkagi... Kohe vaatame. Ja, mina näitan sellega, mis siin karbis veel see tegelikult oli. Fifiboutique.com ja Fifi erotika. Ja, ehk siis siin karbis sees, siin oli siis mänguasi. Ja siin all on selline nii-öelda seadmesahtel, nimetagem. Seal sees on siis laadija, selline. Ja siin on veel see asjakene. Saate selle siia kotti panna ilusti. See on selline hästi mõnus pehme trikotaaž, on see trikotaaž, jah? Jah. Ei, siid see kindlasti ei ole. No jah. Ehk siis sellisesse kotikesse saate panna. Reisikotti nimetagem. Ja siin on lisaks kaasas, ma saan aru, mingid manuaalid, instruktsioonid. Garantiid saate ka isegi. Ja siis on inglise keeles see. 10 aastat on garantii. Download full user manual. See selleks. Ja siis on siin kaasas ka personal moisturizer, glycerin free ja paraben free libesti. Ehk siis saate kohe nagu katsetama hakata. Ehk siis selline set ja see kõik käib ilusti siia. Panin laivi nimesse selle lingi. Ja siis see käib niimoodi ilusti siia kotikesse. Ja saate selle kus iganes reisile kaasa võtta. Isegi kui lähete kuskile komandi. See on Lelosona stimulaator. Seal on eraldi veel Lelosona ja Lelosona Cruise ja Lelosona Cruise 2. Jah. Aga see on nii-öelda see kõige odavam. See? Jah, praeguse seisuga. Aga see on väga hea. Mis see indeks annab? Rahuldav? Ma annan 9, ma arvan, külles. Päris hea. Eile ongi vaata rahuldav, saad aru? Rahuldav. Mul ei ole kleit, mul on seelik. Tore, et ma just tõstin selle üles. See on seelik ja mul on lihtsalt Change'i rinnahaine. Jah. Me vaatasime, et väga seksikaks ei tasu minna, sest muidu Facebook paneb kinni. Ometigi, kui me selle niimoodi selga panime ja siis kaamerate astus ja vaatasime holy moly. Aga teate, kui juba, siis juba. Nii et mis me veel räägime? Ma ei tea, ma peaksin neid kommentaare, need on nii pikad, mis seal veel on, aga ma ei peaks need enne läbi lugema nagu igaks juhuks, aga las ta jääb järgmiseks korraks, meil on ka järgmisel õppajal vaja seksist rääkida äkki. Jaa, kuidagi niimoodi läinud selle erootika teemaga. Ja muideks Fifi Boutique'i omanik siis ütles ka seda, et Meelis kohtus temaga, mina ei ole teda mitte kunagi mõelnud. See oli üldse see kohtumine nägi välja selline, et ma olen tega aeg-ajalt nagu lihtsalt nii-öelda näinud. Ongi ukse peal umbes korraks mingi annab asja, läheb edasi tööle. Aga ta oli nüüd kodus ja siis ma helistasin talle, et kuule ma hakkasin sõitma, et 20 minuti pärast olen sul all. Ja siis mitte tema all, tema maja all. Ja siis helistasin talle, et nii, kuule, ma olen nüüd maja ees, et siis mingi, et kus majas, ma ütlesin, see miljööväärtuslik roheline maja. Jah, minu oma.
ja siis ma ütlesin, et tuled välja ja siis sa näed, et ma olen selle tänava kõige kuumem kutt, et sa ei saa must mööda vaadata. Ja siis tšikk tuleb alla, vaatab tänavale ringi ja siis ütleb, kuule, aga sa oledki selle tänava kõige kuumem kutt. No miks siis? Sellepärast, et see tänav oli täiesti inimtühi, seal ei mitte ühtegi inimest ja mulle oli see au ja võimalus olla siis tänava kuumim kutt ja me rääkisime seal circa mingi 20 minutit, nii et ma olin 20 minutit jutti tänava kuumim kutt. Räägi oma Change'i asi ära ja siis ma räägin veel edasi. Ja Kristi küsib, et kas Change müüb veel seda rinnahoidjat, jah, see on neil kodulehel täiesti mis saadaval. Mis nimi on siis? Maria Low Wire Triangle Top. Ja siis kuidagi nagu tuli jutt, et ta ütles, et nii äge, et te räägite nagu selle seksi teemal, et väga palju on ikkagi inimesi, kes ei julge sellest rääkida. Et ma ütlesin, et seal on nagu variant, et kas nagu räägid või ei räägi. Ja siis ta ütles tegelikult jumala hea lause, nagu, et selles hallis alas ei ole mõtet olla. Et jah, et sa kas räägid või sa ei räägi üldse. Ja selles suhtes temale väga meeldib, et me räägime sellest. Ja meil keegi blogis oli ka kirjutanud, et tal on väga hea meel, et me julgeme rääkida nendest asjadest. Jah, selles suhtes, et me kõik teeme seda. Me sünnime läbi seksi ju siia andes, sa ei ole katseklaasist. Ja, nii et jah, hate it or love it, meie sellest räägime. Nii et ma ei tea, see on minu jaoks sama loomulik kui söömine, joomine, jalgrattasõit või poes käimine. Jah, nii et isegi jalgrattasõitu harrastan ma kordades vähem kui seksi, kui nüüd tõele auenda. Ja see on juba märkimisväärne tulemus. Mul on üks küsimus enne, kui me lõpetame. Enne, kui me tuleme? Nii. Kas seksijad ka klappima saab? Nii lood. Täna mitte. Ma mõtlesin, mul on siin uurimustööd teha. Ma tahan, nimelt ma tahan uut läpakat endale osta. Aga... Mis on olulisem? Keretäis või uus läpakas? Tegelikult läpakas. Ja juuksekeela? Jah. Magama ära. Klassikaline leen. Ja siis, meil on kusjuures teada, mis meil on. Meil on sisekommunikatsiooni error. On näiteks see, mina umbes olen diivanil, ootan, et mida leen teeb, on ju. Nii. Ja siis leen samal ajal. Tema ootab. Nii, mina olen nagu siuke mingi, eks ole. Ja siis leen samal ajal on mingi oma lemmiktoas köögis. Nali. On oma lemmiktoas köögis, on nagu telefonis scrollib, on ju. Ja tema ootab tegelikult minu järgi, aga mina ootan tema järgi. Ja siis ongi mingi, ja siis lõpuks kell on nagu mingi miljon, ma olen mingi ma olen magamas, mõeldes mingi, kuhu magama, mõtlesin, et pead silmi koos, ma mingi, mida sa siin kuradi tund aega tegid, ma ootsin, et teeme midagi või. No ma ootsin sinda. Jah, ma ootsin sinda, et nagu... Tee suu lahti siis. Jah, et meil on päriselt ilma naljata, et me elame koos, aga me ei omavahel väga mingid asjad jäävad suhtlemata. Vot. Mulle saadeti just screen, et Facebookis on mingisugune live channel või midagi ja siis neid streamitakse sinna. Seega, ma ei tea, tere, hi, welcome. Mina olen Meelis, tema on Marileen, kokku me oleme blogipaar. Marimell. Jah, Marimell ja Patni. Ühesõnaga, oli tore ja mis me siin ikka häkime ikkagi saame need ajad klappima ja kui ei saa, siis näeme juba teispäev. Jah, nagu siin kommenteerite, et teeme ära ja siis lähen läpakat otsima. Jah, ja ma võin ka lelo võtta ja asi korras. Jah, seega. Nii, et kõik Fifi butiiki shoppama, sest kõikide vahel, kes mais midagi ostavad, ostetakse välja täpselt see sama välke nunnu. Tegelikult see oli täiega hea, see on nagu täiega äge. See nagu tõmbab selle kliitori siia ja siis ta laseb need helivõnked sulle kehasse, see on täiega hea. Nii et proovime Meelisi peal ka.
näeme juba teispäeval. mõtled, kas sellega poore saab puhastada? Ei, sellega ei saa poore puhastada. Palun lõpeta see laiv ära enne, kui sa lähed täiesti lolliks. Nii, ma pean teisele poole minema. Jah, kõik teavad, et sa pead teisele poole. Mine juba. Tädi on nii kärsitud. Saaks ainult maha. Ei, Selili ei ära taeva poole. Sul on asjadest täitsa vale aru saama. Tšau!